Reisilainele S-Traveliga. Tere head kuulajad, mina olen Sandra ja te kuulate Reisilainele S-Traveliga podcasti. Oleme oma podcastis juba rääkinud paljudest põnevatest sihtkohtadest ning ka tänases saates tegelikult räägime ühest paigast, aga sel korral ei ole selleks siis mõni kauge sihtkoht, vaid hoopis koht, kust paljud põnevad kauged sihtkohad alguse saavad ja selleks on siis Tallinna lennujaam. Ja minu külaliseks tänases saates on Tallinna lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe. Tere Eero! Tervist! Sina tuled praegu otse lennujaamast? Jah, sel kellal, kui me seda lindistame, on tööaeg niimoodi, et otse lennujaamast. Kas rahvast oli praegu palju lennujaamas? Ma vaatasin päris palju lendeli kella 2 paiku väljumas. Oli küll, ma isegi käisin terminalis söömas ja oli inimesi palju. Ja täitsa ütleme niimoodi, et jättis sellise täitsa tavalise business as usual mulje. Siis on hästi. Aga alustame siis kohe jutuga ka ja ma arvan, et võiks alustada sellise päris suure teemaga, mis juba avalikkusele teada on mõnda aega, aga räägime siis natuke sellest täpsemalt, et teemas siis Tallinna lennujaama uuenemine ja suurenemine. Et reisiterminali on siis plaanis laiendada 5 etapis ja seda siis lausa kuni aastani 2030. Miks nii ulatuslik laiendus üldse plaanis? Ega see lennujaam on nagu Tallinna linn, on ju, et ega ta mitte kunagi valmis ei saa ja kuna see Ülemiste vanaka on otse meie kõrval, on ju, siis ta aeg-ajalt käib ka küsib, et kuidas teil on, ei ole valmis, selge, siis ma veel ei tule. Ja täpselt nii nagu kasvab nõudlus, täpselt nii peab kasvama ka lennujaam. Siin ongi hea Viktoriini küsimus, et ega sa ei tea kogemata, kui palju maailmas praegu lennukeid ringi lendab iga päev, kommertslennukeid? Kindlasti mitte. Ma ei oska isegi praegu huupi pakkuda ausalt öeldes. Sest see on väga kosmiline number kindlasti. Ta ei ole kosmiline, aga ütleme, et iga päev tõuseb õhku 24 000 reisilennukit maailmas. Ja 20 aasta pärast on neid lennukeid 48 000. Ehk siis täna on tellimuses circa 40 000 lennukit, osad vanad kantakse maha, 48 000 juba alles. Mis tähendab seda, et lennundus kasvab. Lennundus kasvab pikas perspektiivis, kuna linnastumine kasvab, kuna inimesed tahavad järjest rohkem reisida. Globaliseerumine on nagu protsess, mida ei ole võimalik purki tagasi panna. See on tulnud siia selleks jääda. Ja sellest tulenevalt peavad ka lennujaamad kasvama. Ja see käib nagu meie äri juurde. Ja kui meil täna teenindame 3,5 miljonit reisijat, siis kui me vaatame tulevikku, siis ega inimeste sissetulekud kasvavad. Ja me sihime ikkagi sellist 5 miljonit reisijat. Et teoorias praegune terminal tegelikult mahutab ju vähem kui 3,5 miljonit. Ma kuskilt lugesin 2,8 äkki või midagi sellist. Teoreetselt ta on projekteeritud 2,8 miljoni reisijale. Mis tähendab nagu seda, et me täna suudame sealt läbi lasta 3,5 miljonit. Kui need reisijad tuleksid ühtlaste vahedega 24 tunni jooksul, siis me suudaksime ka sellest terminalist 5 miljonit läbi lasta. Kogu lennunduse mure on see, et need reisid kipuvad tulema korraga. Ja siis ühe korraga on neid väga palju. Ja sellest tulenevalt ongi, et sa projekteerid ja ehitad seda terminali tipptundidele. Ehk siis kõik see tipptunni võimsuse järgi ja meil on siis sõlmed, mis on jäänud väikseks tipptundidele. Ja eelkõige me räägimegi, täna me laiendame check-in ala juba, muide just tulin läbi terminali. Kuidas seal seis on? Täna läksid töösse uued iseteenindus kohvrite äraandmise süsteemid. Et kui sa saad ise kohvrit ära anda, et täiesti uued, täna esimest päeva kliendid lasti katsetama. Seal muidugi need insenerid seisavad kõrval ja siis klient annab kohvrit ära. Aga töötab, sest meil on 1/3 check-in ja on meil renoveerimata. Ja see nüüd läheb lähinädalate renoveerimisse. Umbes juulikuuks on siis kogu check-in ala meil tehtud, ta on ka laiendatud. Ta laieneb sinna taksopeatuse poole, et meil tekib ka rohkem ruumi inimestele ootamiseks. Et kui on charterid näiteks, Türgid ja kõik on ju. Meil on see Türgi ju Mavi Kökk lendab vahepeal 500 kohalise lennukiga. Et see kõik tuleb ära teenindada. Ja et me laiendame ka check-in ala, et see on nii-öelda nagu esimene etapp, mis on täna juba töös. Kas see kuidagi tänast reiset mõjutab ka, et pikemad järjekorrad, tuleb veel varem olla lennujaamas kohal või kuidas see on? Meil on sellel aastal üllatavalt hästi just nende lendude lainetega. Need lained on suhteliselt ühtlaselt jaotunud päeva peale, isegi ütleks ööpäeva peale, sest Türgi läheb meil ju kell 4 öösel suuresti. Ja see võimaldab nagu seda, et me teenindame kõik inimesed nagu kenasti ära ka nii-öelda kitsamates tingimustes. Aga jällegi, et me vaatame perspektiiviga 10 aastat ette, et siis meil on seda suuremat ala kindlasti vaja. Avatud ala on see aasta ja meil tulevad pakkumised nüüd aprillikuu lõpus või maikuus tulevad pakkumised siis juba suure terminali laienduse peale. Ja see tähendab siis seda, et terminali hoone hakkab väljastpoolt ka suuremaks minema.
Kuhu poole? Just kui ei tundu, et seal oleks väga palju ruumi. Ehitame järve, hea odav. Ei, me ehitame linna poole, ehk siis põhja poole, trammiterminali tead on ju. Ja võt sinna trammiterminali ja lennujaama terminali vahel on üks autoparkla, kus täna on Bolt Drive'i autod. Selle ehitame kõik täis. Et sinna tuleb see pagasi uus saabuv pagasiala tuleb sinna, tulevad kohvikud, tuleb meil ka kontoriruume sinna juurde. Väga ilus ala tuleb, väga ilusti on Eesti arhitektid projekteerinud, nii et praegu, ennem suhtlesimegi, mõtlesime, et praegu on vist 2 seda linti ainult või? 3. 2,5, ütleme. 2,5. 2,5 linti on jah, aga seal jällegi, mis see tehniline probleem on see, et kuna meil pagas pannakse lindile alumisel korrusel ja inimesed ootavad ülemisel korrusel, siis see 2 korrusele vaheline süsteem on tehniliselt keeruline. Ja ta on amortiseerunud ka ja all ei ole meestel ruumi neid kohvreid sinna panna. Et ülevalt me vaatame, et lindi pealt tuleb väga tore on ja kõik, kes seal all on käinud, saavad aru, et okei. Tegelikult on vaja kohe ümber ehitada. Et nüüd me teeme teistpidi. Et nüüd ei tule mitte pagas üles, vaid inimesed lähevad alla. Ehk siis uus süsteem saab olema nii, et inimesed sõidavad eskalaatoriga alla, võtavad kohvri, sõidavad eskalaatoriga üles ja tehniliselt on see palju lihtsam lahendus. Paljudes lennujaamades sul on seina sees vaata auk on ju, ja siis sult kohver tuleb läbi seinaaugust lihtsalt on ju. See tähendab seda, et seal teisel pool seina on siis see traktor selle käruga ja kõik toimub samal tasandil. Et see on tehnoloogiliselt väga suur muutus, mida me teeme. Ja piiriala ehitame laiemaks, sest meil on päris palju non-Schengeni lende. Et Türgi kindlasti esimene, aga meil on ka Londonit ja London, Inglismaad tuleb järjest juurde. Ja talveperioodil Egiptus on ju? Talveperioodil Egiptuse maht on selles mõttes, ta nagu asendub Türgiga ja seal ei olegi väga probleeme. Aga UK-d meil tuleb nüüd juurde just jõulude ajal, Jet2 näiteks, ta ju nüüd lendab Feetliini meil jõulude ajal. Ja kõik need, kes tulevad, on suuresti britid, mis tähendab see, et neile rakendub see entry-exit süsteem, ehk siis nende dokumente on vaja kontrollida, see võtab rohkem aega ja selleks on vaja lihtsalt seda ooteala, sest Jet2-ga mingitel päevadel võib tulla 3 lennukiga korraga 3 eri linnast. Palju praegu on neid poste seal? See on, pärast saame sellest võib-olla peenemalt rääkida, aga see teema ongi selles, et eestlased saavad minna läbi automaatväravate, siis perekonnad ehk lapsed läbi automaatväravate ei saa, need peavad minema järjekorda ja siis veel nii-öelda mitte Euroopa Liidu kodanikel on veel eraldi järjekorrad. Et on nagu niisugune 3-aastane süsteem see. Aga ühesõnaga see tuleb ka laiendada, sest täna meil tuleb sisse korraga näiteks 2 Londonit, Luton ja Stansted, 400 inimest. Meil ei ole neid kuskil panna siin. Ehk siis see on ka selline vältimatu. Millal trammiga uuesti lennujaama saab? Oi jaa, ma just käisin linna mingil koosolekul ja siis ma alustasin seda sõnadega, et vanemad inimesed mäletavad, et kunagi käis lennujaama tramm. Ja siis kõik nagu vaatsid, muigasid selle peale. Väga loodame, et selle suvel. Neil pidi selle ehitusel olema mingeid tehnilisi probleeme. Nad olid maalt leidnud mingi toru või kaabli, mida seal ei pidanud olema. Aga me väga loodame, et nad suudavad selle sinna kuidagi trammirööbast alla tagasi panna. Miks tramm on hea, on see, et eriti nagu välismaalastele tramm lisab usaldusväärsust. Sest buss on selline sunnik, et sa kunagi ei tea, kuhu ta täpselt sõidab on ju. Aga trammiga on kindel värk, et kui on kirjutatud City Center trammi peale, siis küllap ta sinna läheb. ja et rööpa pealt nagu ära ei kao. Ja tramm ei sõltu suuresti ka ummikutest, et hästi mugav on ju. See ülemiste delta nii-öelda nüüd, see ristmik on see nagu ülemiste delta ja see ülemiste delta ummikust ja tramm ei sõltu, et ta liigub väga hästi. Nii et me väga ootame trammi tagasi ja just välismaalastele oleks see väga, väga positiivne. Väga hea, loodame siis. Aga räägime äsja avanud suvehooajast ka. Lennujaamal algab suvehooaeg aprillist, märtsi lõpust. See algab tegelikult märtsi viimane laupäev-pühapäev on ju. See kella keeratakse. Ja kui palju neid lende siis nüüd suvehooajal on Tallinnast? Ja siin eestlastele tavaliselt meeldib öelda, et Tallinnast lähevad ju mõlemad lennukid on ju. Ja peab tunnistama, et tegelikult on neid lennukid natuke rohkem. Et meil on suveajal 52 sihtkohta graafikus ja seda on päris palju. Seda on väga palju. See on täitsa arvestatav jah. Et on kohti, kuhu reisida küll. Me oleme selle suvegraafikuga väga-väga rahul. Uusi sihtkohti on ka palju, eks? Uusi sihtkohti on väga palju. Ja siin ongi see, et ma ei tea, kas teeme enne positiivsed, teeme vahepeal need negatiivsed uudised ja siis teeme positiivsed. Eks see suvegraafik algas koos selle Iraani sõjaga on ju. Ja natukene ongi see, et need igapäeva mured on kuidagi varjutanud selle, et lennata saab nagu väga paljudesse sihtkohtadesse, need piletid on müügis ja kui isegi mõned üksikud lennud tühistatakse, siis see suurt pilti ei muuda nagu absoluutselt, et inimesed ei taju kuidagi seda suure pildi süsteemi, et jällegi niisugune Viktoriini küsimus, et mitu lendu tehakse ööpäevas Euroopas, mis ta arvad, suurusjärk, mis arvad, mis see on? Jällegi see on selline, ma ütlen ära, ma ei julge pakkuda, see on jälle mingi väga suur number. Ööpäevas on Euroopas 30 000 lendu.
ehk siis suvekuudel on Euroopas üle 1 miljoni lennu kuus. Ja siis kui mõni lennufirma, kes seal tühistab 100, kes tühistab 1000, kes tühistab Lufthansa, tühistas 20 000, siis ta tühistas 20 000 terve hooaja peale, ehk siis see on mingisugune 3000 natuke peale lendu 6 miljoni lennu vastu. Ehk siis kokkuvõttes need protsendid, mida täna muudetakse seoses selle Iraani kriisiga, on väga-väga väiksed ja suvegraafikud tegelikult on tihedad, liine on palju ja odavlennufirmad, kes meil kasvavad täna eriti kiiresti, eriti Wizz Air kasvab siis see suvi eriti kiiresti. Nemad ei ole midagi tühistanud, nemad panevad lende juurde praegu. Meil on isegi niimoodi, et meil Roomat tuli juurde ja siis nad sügiseks panid juba Budapesti juurde. Nad vaatavad hästi dünaamiliselt, et kuhu vähegi nõudlust on, nagu neil vaba lennuk on, nii nad suuskavad sinna lende juurde. Nii et jah, me avame siin 25-26 hooaegadel kokku 19 uut sihtkohta. Suvel on 9 uut sihtkohta. Nimetame need korra ära, kes ma võin ise need ette lugeda. Need on Ateena, Düsseldorf, Gdansk, Hamburg, Rooma, Tirana on siis hooajaline, eks ju, mingi lühikest perioodi oli minu meelest. Varssavi ja Viin on mul kirjas sellised. Kus sa ise minna tahaks? Sellest valikust ma tahaks minna Ateenasse. Mina tahaks Tiranasse minna vist. Ma ei ole seal käinud ja see kuidagi tundub huvitav. Ma käisin kunagi... Gdanska kindlasti. Gdansk on, kui see Gdansk on. Ma olen sinna korduvalt mõeldnud, et ma lähen autoga sinna, aga nüüd, kui sinna saab otse lennata, siis, ja veel nii odavalt ka, siis ma juba täitsa kaalun seda versiooni. Poola on üldse sellel aastal väga kõva tegija. Mina olen ka mitu korda perega autoga Poolas käinud. Ja Poola on jätnud väga sümpaatse mulje. Hinnad on sümpaatsed, toote kvaliteet on väga hea Poolas. Ja sellel aastal ongi, et meil on lisaks Lotile, kes lendab Varssavisse 3 korda päevas, siis on meil nüüd Gdansk, meil on Varssavisse, Wizz Air veel ja meil on Krakowi ka. Ja Krakowi liin on muide üks paremini käima läinud uusi liine. Krakowi liinuga on kahjuks minul väga negatiivsed kogemused. Nii? Pidin mina aasta vahetuseks lendama Wizz Airiga Krakowisse. Aga Wizz Airi piloot ei suutnud ilmastikuolude tõttu Tallinna lennujaamas maanduda. Ja nii veetsin mina 4 tundi Tallinna lennujaamas, jõin šampust, ootasin oma reisi ja läksin pärast koju tagasi rõõmsalt. Ja võt see on lennundus. Ma nii väga tahtsin sinna minna. Sa võid alati uuesti proovida, sest jällegi need lennud on vist 4 korda nädalas. Et rohkemgi, võt see on mingid asjad, mille vastu me ei saa, on ju. Ja ilm on üks asi, mille vastu me ei saa. Selles suhtes küll, aga istudes selle lennujaamas vaadates, kuidas Finnairi ja Lufthansa lennukid ikkagi said selle maandumisega hakkama, siis natuke kurjaks küll. See sõltub jällegi see, et see ei ole ainult kapteni, lõpuks on ta kapteni otsus, aga see on kinni ka nagu selles, et mis on nii-öelda ka selle lennuki raskus, mis on need miinimumid, mis see tuul on ja kõik selline asi ja palju tal endal võib-olla lennutunde on sellistesse lennujaamadesse. Ja paraku ta tõesti niimoodi on, et Air Baltic on ju, kes on meil ka nii-öelda koduvedaja ja täna meil baseerub on ju. Et Air Balticu kaptenid tulevad peaaegu alati maha. Tulgu see bussnuge või taevast. Minust Lufthansa on ka suht sükesed. Koju tulek ja meie tuleme koju ära ja kogu lugu on ju. Estonian Air oli vanast samasugune, Nordica oli samasugune. Näiteks kohalikud on ja Soome ka, et neil on pädevust rohkem, neil on kogemusi rohkem. Ja siis teinekord kuskil lõunast tulema, ma mäletan, kunagi lendas niisugune lennufirma nagu Vueling lendas Tallinnas. Nendel oli ka see, et iga päev ikka lund ei näe on ju. Sest näiteks Milanost tulevad lennukid, Ryanair tuleb meil Milanost, tuleb Wizz Air ka Veneetsiast teinekord. Seal Milanos lume sajamine on täitsa normaalne, et lund sajab. Tullakse, maandutakse, on kõik okei. Nii et jah, ilmaga ma võin ette ära öelda, et meil on umbes 5 päeva aastas, kui ilm segab lennuliiklust. See on isegi päris vähe arvestus. Sa olid siis see õnnetu, kes sattus seal ühel selle 5 päevast aastas sattusid nagu lennuki peale minema. Ja kahjuks oli see, et nagu väga varuvariant ei olnud võtta ka, et siis jäigi reis lihtsalt ära. Ja, aga Finnairist rääkides on ju veel toredad uudised, et üks asi on Tartu, kuna ma ise olen Tartus pärit, siis mul on Tartu teemad eriti südamelähedased ja ma olen seal lennujaama ümber veel üles kasvanud, mu isa oli seal Sofoosi osakonna juhataja. Ja mul on väga hea meel, et Finnair Tartut lendab 2 korda päevas ja see liini läheb väga hästi. Ja nüüd nad hakkavad veel ju ka Helsingi ja Kuressaare vahet lendama. Ja see suvi nad proovivad seda Kuressaaret, selle niuke liini saamislugu oli ka mingi täitsa uskumatu muidugi, et me Tartu nad tegid lahti ja siis me kuskil messidel nagu lõõpisime oma vahel, et kuule, et ma ei tea, et äkki prooviks Kuressaaret ka kunagi, mis te arvate. Ja siis nad kuskil Taaleli kirjutavad, et kuule, meil on lennukil vaba aega, et mis te arvate, et äkki prooviks. Okei. Sest see kõik on seotud ka sellega, et aastaid, varasematel aastatel peale Covidit lennuki ressurssi ei olnud lihtsalt. Covid ajal kanti väga palju lennukeid maha, väga palju ressurssi võeti välja ja nüüd praegusel hetkel ongi, et täna on esimene aasta, kui lennuki ressurssi on ju, nüüd on meil see Iraan, et see on järgmine väljakutse. Aga
praegusel hetkel vähemalt tundub, et lendamine ikkagi jätkub vähemalt Euroopas selline tavapärases rütmis, et suuri mõjutusi ei ole, aga Kuressaare tuleb. Aga kuidas üldse tekivad sellised uued liinid, et ilmselgelt need ei teki sellisel mingil kokkusaamisel viskad nalja õhku, et äkki hakkate sealt lendama ja siis nagu, et kui palju seal sõltub ikkagi nagu antud juhul Tallinna lennujaama tööst või kui palju nagu lennufirmade enda mingitest otsustest, kuidas need liinid tekivad uued? Jaa, kuidas need liinid tekivad? Väga hea küsimus, väga keeruline vastata ühe lausega. No proovi kahega. Jah, ehk siis ütleme siis niimoodi, et mitte ükski lennufirma liiniarendaja ega lennufirma juht hommikul ei ärka üles mõttega, et ma tahaks Tallinnasse lennata. Sest et lennunduse mõistes Eesti kui turg, me oleme väike ja me oleme kaugel. Väga selgelt. Ja meil ei ole väga palju inimesi. No see ongi, me oleme väike turg. Segment, sektor, lennusektor on pikk ja turg on väike. Ehk siis nagu siin palju raha teenida ei ole võimalik. Palju raha teenitakse suurtel turgudel. Suurbritannia, Hispaania, Itaalia. Seal on suured mahud, ja siis ongi see, et ega meie peame lennujaama poolt vaeva nägema, et lennufirmal keegi ärkaks üles hommikul selle mõttega, et äkki võiks Tallinnasse lennata. Ehk siis me teeme seda müügitööd, me teeme need äriplaanid. Ma just tahtsin küsida, et käite kõvasti moositamas kõiki lennufirmasid, kui ilusad, toredad ja head te olete. Ma arvan, et meie strateegia ei olegi nagu moositamine, aga me oleme väga head suhtehoidjad. Ehk siis, et meil on nagu Euroopa lennufirmades väga hea network nendest inimestest, kellega me suhtleme, me igakuiselt teeme mingid follow-up'e, küsime, kuidas läheb, on ju. Me ei suru ennast kunagi peale, jõuga, sest tavaliselt inimestele see ei meeldi, kui sulle tullakse väga aktiivselt müüma mingit asja. Aga sa oled kogu aeg radaril ja siis, kui tekib nagu võimalus, näiteks Eurowings oli siin viimastel aastatel üks tuli, et me Eurowings'iga rääkisime erinevatest sihtkohtadest. Rääkisime Saksamaast, rääkisime Tšehhist. Ja siis nad mingid ütlesid, kuulge, meil Prahas vist tekib ressurss, on ju. See tähendab, et nad panid siin ühe lennuki juurde, neil on vaba lennuk ja siis me olime neil meeles. Okei, võtan Praha üles, on ju. Ja nüüd on Praha meil mitmes aasta juba ja Eurowingsi vaatesse Praha läheb praegu täitsa kenasti. No ma täitsa usun, see on ju väga atraktiivne sihtkoht. Düsseldorfist ma muidugi päris ei tea. Düsseldorf saab olema keeruline liin. Ta saab olema keeruline liin neile ja meile ja kõigile ka. Düsseldorfi mure on see, et Düsseldorf on tegelikult äritoode. Ehk siis valdavalt lennatakse sinna Saksamaa Ruuri piirkonda, lennatakse mingit äri tegema. Turisti on sinna vähe, aga kui sa lendad 2-3 korda nädalas selle lennukiga, siis seda äriklienti ei saa lõpuni kätte. Ehk siin on ka alati selle liini puhul on see, et millist kliendigruppi sa selle liiniga püüdma lähed. Kes on see segment, on ju. Et kui lennuk lendab 2 korda nädalas, siis äriklienti kätte ei saa, on ju. Samas, kui sa paned lennuki iga päev käima, siis on küsimus see, et kas on piisavalt mahtu, et seda lennukit täita. Et kõik need arvutused me teeme enne ära. Ja siis, kus see kontaktide loomine on, meil 6 aja pärast on nüüd aasta suurim mess, seekord on ta Riminis. Ja seal messidel, ega seal läbirääkimisi jõua pidada. Kogu see messi teema, lennundusmessi teema on niisugune speed dating, on ju. Ehk siis seal jõuab ainult nalja visata. Sul on 20-minutilised slotid lennufirmadega. Sa teed päevas mingisugune 20 kohtumist. Me oleme 2 tiimiga. Me teeme umbes 50 kohtumist, teeme seal 3 päevaga, 2,5 päeva on see mess, ja teeme 50 kohtumist. Peale 3. kohtumist sa ei mäleta enam, mida sa täpselt rääkinud oled. Ehk siis sul on üks inimene kirjutab ja teine räägib. Niimoodi. Ja seal toimub lihtsalt see, et ongi see, et sa paned paika nagu selle nagu taktikalise olukorra, et kas lennufirma strateegia näeb ette meie poole laienemist, kas neil on vabu ressursse, on ju, ja millest me võiks üldse rääkida. Sa paned seal nagu raamistiku paika. Ja siis pärast kõik nagu päris töö toimub kodus. Ikkagi juba siis, kui hakatakse tegema äriplaane, numbreid, mis see klientide arv võiks olla, mis need sagedused võiks olla, et see kõik on pärast niisugune kodutöö mõlemal pool, nii meie poolt kui nende poolt. Et nii see töö käib, jah. Okei. Päris pikk vastus. Ma juba hakkasin mõtlema, et kus ma nüüd edasi tahtsin minna. Aga kuhu olete teinud kindlasti ju mingid uuringud ka, et kuhu veel nagu huvi on eestlastel, millistele turgudele, linnadele, kuhu võiks veel nagu laieneda? Oi, muidugi. Aga seal on jällegi, et me peame ka mõtlema selle peale, et mis on lennujaama eesmärk, on ju. Lennujaama eesmärk on ikkagi eelkõige panustada Eesti nii-öelda majandusarendamisse. Ehk siis me alati vaatame kõigepealt need liinid ära, kus on peale ärireisijad ja kus on peale sisenevat turisti. Kas on näiteks see sama Jet2, kes tuleb nagu jõuluturule, toob inimesi, et see puhas sisse tule turist. Sellel aastal tuleb umbes 10 000 inimest. Tuleb nagu kuu ja 1 nädala jooksul tuleb Tallinnasse, jätab oma raha siia. Ehk siis need on nagu nii-öelda eelistatud müügikohad meil väga selgelt, sest need toovad raha juurde Eesti riiki. Aga me ei saa unustada ka ju
kõiki neid inimesi, kes tahavad puhata kuskil. Absoluutselt. Eestlane seda kõige rohkem otsiks päikest. Jah, arvestades, et viimased nagu 1,5 kuud see ilm on ikkagi pigem jahedapoolne olnud, on ju, siis tahaks päikest. Ja eks me seda Itaaliat, Hispaaniat, kogu Vahemere äärt me kogu aeg vaatame, et kus võiks ruumi olla. Kreeka on veel kuidagi nagu charterid on, aga liinilende väga nagu... Ei, ära sa räägi, meil on ju... Aegean läks ära. Ei, aga Air Baltic teeb Roodost, Air Baltic teeb Iraklioni, täitsa regulaarina. Jah, on jah. Jah, et need on täitsa regulaarina olemas, ma isegi käisin Kreetal eelmine aasta. Aga Ateena oleks küll väga tore. Ateena oleks tore, tõesti. Ateenasse on väga raske seda toodet leida, et Aegean ta tegi öösel ja ta kuidagi ei saanud seda tasuvust nagu piisavaks seal. Aga Ateena ju, Air Baltic teeb nüüd Ateena lahti see aasta. Et selle mõttes, Ateena... Issand, jah. Ise just enne lugesin ette selle, jaa. Ateena tuleb ka tagasi, aga kokkuvõttes on see, et ega seal väga vahet ei olegi, et ühele meeldib Kreeka, teisele Itaalia, kolmandale Hispaania, kõikidel peab katte olema. Sest see on selline kindel värk, et arvestades meie kliimat, siis me tahame sinna lennata. Kaugematest otstest kõige kaugemale me vaatame Dubaisse. Kõlab hästi. Ja kaugemale me ei vaata... Peaaegu juba pidi tulema. Ja ta pidi mitu korda tulema juba. See on ka mingi liin, mida on 11 aastat läbi räägitud. No praegu ilmselt on ka mõnda aega jälle pausil see teema. Ja, et ega ta lihtne ei ole ja ega nad ise õnnelikud ei ole ju selle. Kindlasti mitte. Mis see olukord täna on. Et Dubaid me vaatame kõige kaugema sihtkohane. Ja mis on minul endal kuidagi hinge kriibib natuke, millega ma tahaks rohkem tegeleda, on Prantsusmaa. Tegemist on suure turuga. Eesti on Prantsusmaal heas kirjas, ehk siis meie digiriik ja see meie kuidagi otsustavis ja konkreetsus, see tegelikult meeldib prantslastele. Aga me oleme Prantsuse kultuuriruumist kuidagi väljas. Ajalooliselt on ka sakslased siin olnud ja ma ei tea, taanlased ja kõik, kes on olnud ja venelased. Aga ma arvan, et Prantsusmaa on üks koht, millega tegeleda. Ja praegu eks ju on Pariis ja Nizza ainukesena Tallinnast. Ja Pariisi võiks rohkem olla. Bordeaux võiks olla, Lyoni täitsa võiks vaadata. Ehk siis sellised suured turud, kui sa saad seal selle kriitilise massi kätte, siis on väga hea. Aga väiksest turgudest, mis on meil viimase, ma ei tea, 5 aasta edulugu on ikkagi Šveits. Et Swiss on saanud lennukid õigesse graafikusse, on saanud kliendid peale ja Zürich läheb väga ilusti praegu. Lähme isegi läbi Zürichi vissiga lennanud. Okei, aga lähme siit edasi siis ka sellise natuke praktilisema poole peale, et räägiks kiirelt läbi ka sellise reis- ja teekonna lennujaamas, et esimene asi kohe ju enamus inimesed ikkagi juba on teadlikud sellest, aga siiski, et mis see kõige universaalsem soovitus, eriti veel praegu, kui lennujaamas toimuvad mingid ehitustööd ja muutused, et kui vara ikkagi peaks olema Tallinna lennujaamas kohal enne lendu? No peaks olema nii palju varem kohal, et endal hea tunne on ju. Ma arvan, et see on see õige vastus. Ja eks me seda 2 tundi soovitame ja kui kohver tuleb ära anda, ma näiteks talvel, et kui ma lähen lastega läksin kooli vaheajal lumelaudama Austriasse, siis selgelt on see, et meil on lumelauad kaasas on ju, mul on see terve pere on ju, et ma ei tule tund aega varem ja siis ma ei jookse higisena läbi selle lennujaama sealt ja ei muretse, et tuledki 2 tundi varem, annad oma kohvrid ära, siis lähed kogu selle karavaniga, lähed läbi julgestuse on ju, siis sa jõuad veel süüa kuskil ja siis sa jõuad nagu hea tujuga minna lennukile. Et on 2 tüüpi inimesi suures laias laastus. On need, kelle jaoks puhkus algab juba lennujaamas on ju, ja need, kelle jaoks see lennujaam on nagu läbijooksmise koht ja puhkus algab siis, kui ta kohale jõuab. Minu jaoks algab puhkus juba lennujaamas. Minu jaoks ka. Kui ma juba seal olen, kahju, et sa Wizzairi peale ei saanud. Aga vähemalt ma jäin pokaal šampust ära lennujaamas, see oli ka juba nagu pool puhkust. Et puhkus algab juba lennujaamas ja ma arvan, et tänasel hetkel see valik, mis meil see on lennujaamas on, nende kohvikute ja nende näol on päris hea juba. Et inimestel tasub tulla varem kohale. Ehk siis ega meie eesmärk ka kogu selle lennujaama kodususe, hubasuse ja teeninduskvaliteediga on ikkagi see, et võtta seda närvipinget maha. Et inimesed, kes lennujaama tulevad, nad ei oleks nagu närvis, nad saaks rahulikult oma asjad ära teha. Ja mis veel see 2 tundi ikkagi annab, on see, et kui sa oled näiteks Tallinni inimene, sa oled 2 tundi varem, siis sa avastad, kellegi dokument on kodus. Sa jõuad kodus ära käia. Tegelikult eks selliseid asju on ka päris palju, on ju, mida me näeme, et jumal tänatud, ma varem tulin, et ma sain veel mingi probleemi ära lahendada. Nii et mina ei jäta kunagi seda viimase hetke peale ja me soovitame inimestele sama piiriteema ka veel muidugi. Ehk siis kõik, kes lähevad Türki nüüd, on ju. Türgi hooaeg on täna peal, et kuna Türgi lennud lähevad korraga, siis piiri peal on korraga väga palju inimesi ja piir võtab aega.
et sellega tuleb ka arvestada. Ja seal on väga palju lastega reiseid, eks ju. Täpselt, et see automaatsüsteemidest ei saa läbi minna. Nad peavad olema selles nii-öelda manuaalkontrolli järjekorras pigem tulla varem, minna varem piiri peale. Et jällegi vähem stressi. Okei, Türgi lennud lähevad, eks ju, hästi vara hommikul, see 4-5 ajal vist, eks? Mina ütleks isegi öösel. Jah. Aga millal muidu nagu Tallinna lennujaamas siis need kõige tipp-tunnid on? Meil on tegelikult tänasel hetkel vist 5 lainet isegi. Ühe päeva jooksul. Mille vahel see nagu ära jaguneb, et meil kell 4 öösel ongi see sisse välja Türgi laine, siis meil hommikul kella 5:30 kella 7 on see hommikune väljulaine, siis meil sisenev laine tuleb kell 11 aeg, kui need lennukid, mis Euroopast hommikul kell 6 stardivad jõuavad Tallinnasse, siis on meil kella 2 on peale lõunal ja see on õhtul on veel see väljuv Euroopa mingi 5-6 ja siis on meil nüüd kõige hilisem laine veel on viimased lõukostid, see on kell 9 umbes. Ehk siis ta on niuke... No sisuliselt ikkagi terve päev. Sisuliselt on terve päev jah, ja meil ju kauplused ikkagi suvel töötavad 24/7. Ehk siis ja vist take-off'i kohvika, et ma ei pane kinni seda enam. Need operaatorid töötavadki, inimesed vahetuvad ja eks see oli hästi suur muutus mingid aastad tagasi, kui me muutusime nagu selliseks nagu päris suureks lennujaamaks, et kui sa opereerid 24/7, siis sa oled päris suur lennujaam. Sa oled seal nagu päris lennujaam, et kui sa paned öösel, sa tuled ära, siis sa oled mingi väike lennujaam. Päris alguses sa rääkisid, et täna läksid siis töösse uued need pagasi iseteenindus drop-offid. Kui palju neid üldse kasutatakse? Ma mõtlen, mina nagu reisin tegelikult väga palju, teen online check-in'i ära, sellepärast ma ka tihtipeale tegelikult ei tule päris 2 tundi enne lendu sinna nagu seisma. Ma reisin ka käsi pagasiga, aga aeg-ajalt, kui on vaja ära anda, oleme kasutanud juba seda vana drop-offi. Et kui palju seda üldse kasutatakse, kui palju inimesed teadlikud selle olemasolust üldse on? Ega teil väga nagu mingid suuri silte, kuskil plakatid ei ole, et seal saad... Nüüd juba on, jah. Ütleme niimoodi, et seda hakkas toimima siis, kui me lennufirmadega leppisime kokku, et me lahti olevate check-inide arvu võtame vähemaks. Ja see suunas inimesi automaatselt siis sinna nagu self-service'i peale. Sest kui sul on check-inid lahti, järjekorda ei ole, siis väga tore on ju minna inimese juurde ja kohver ära anda ja 2 sõna vahetada ka, et sa oled ikka kindel, et kõik asjad on hästi. Aga see iseteenindus on muutunud juba Euroopas ja maailmas nagu nii standardiks. Iseenesest mõistetav, et sa lähed lennujaama, saad juba kõik asjad ise ära teha. Ja see muidugi hästi palju sõltus ka sellest, et kui palju meil lennufirmasid sees on. Me alustasime seal ju vist SAS ja Air Baltica 2-3-ga, täna meil on 12 lennufirmat on sees seal. Tõesti või? Jah, meil on seal 12 lennufirmat sees ja samas süsteemis, sest väga paljudes riikides on ka niimoodi, et näiteks Milano Bergamos, et see Ryanairil on see oma drop-off, et siis see on Ryanairi enda süsteem, sa oled ühte firmat. Et meil on, miks ta ongi tehniliselt keeruline, on see, et me nagu sama süsteemiga teenindame kõiki lennufirmasid. Sa saad kõigi lennufirma drop-off'e teha ühe süsteemiga ja neid tuleb nüüd järjest juurde. Meil kokku neid tuleb 7 tükki. Sinna terminali keskele, et kui nad täna olid seal nii-öelda vasakpoolses nurgas, kui olla näoga check-in'i poole, siis tuleb terminali keskele 7 tükki ja nüüd on suured, paistavad silma, ehk siis see kvalit läheb hoopis teiseks. Ja kui täna meil ütleme, seal kasutajaid oli natuke alla 20%, siis meie eesmärk on jõuda, et 80% inimesi ikkagi teeb ise ära selle pagasi registreerimise. See on umbes nagu, kui Selver kunagi tuli nende iseteenindus, mis asjad kassad tundus väga võõras kuidagi. Ja täna me vaatame, et selle kassiiri juurde minna on võõras. Hästi aeglane oli see ka alguses, et kuidagi hullult kaua läks aega. Ma kujutan ette, et praegu ka, me ikka ka käisime viimati seal ise ära andsime, natuke aega ikka võttis seal aru saada, kuidas ja mismoodi see käib. Aga ma ei usu, et see letis oleks nüüd oluliselt kiiremini läinud, et letis läheb ikkagi ka aega. Eks ta tahab harjumist ja mingid asjad nagu lapsekärud või suusavarustus on ja need tuleb ikkagi eraldi minna, sest need tuleb kaaluda ja mõõta ja vajadusel eraldi pakkida. Nii et see jääb nagu nii, aga jah, iseteenindus ja see on ka jällegi konteksti seda asja pannes või kuidagi sinna ruumi juurde pannes, et miks me seda kõike teeme. Ega meil ju lapsi sünnib järjest vähem on ju, mis tähendab ka seda, et tööjõudu jääb järjest vähemaks. Ja me tahame kõik rohkem palka saada, mis tähendab seda, et tööjõud läheb järjest kallimaks. Ja kui sul tööjõud on vähem ja ta on kallis, siis ainuke võimalus on automatiseerida ja digitaliseerida asju, sest sa ei ole muidu konkurentsivõimeline. See on nii lihtne ongi ja ma arvan, et need iseteenindused ongi, tulevad igale poole. Kas neid tuleb ka juurde, neid iseteenindus check-in'i automaate? Neid ei ole väga vajagi. Ei ole või? Enamus ikkagi kas teevad juba ära online'is või siis tulevad letti? Ma arvan, pigem nende asjade nimi on KUS muide. Et KUS-kioskid jah, CUSS.
ma arvan, et kussid me oleme kinni üldse mingi hetk. Sest et seda teenust, teda on nii vähe vaja või me mõned jätame sinna, teda on nii vähe vaja, et kõik, kes ikkagi tulevad, neil on telefonisse tehtud või kuskil arvutis ja on isegi vanadel inimestel välja printitud. No minu äi, kui ta läheb lennukile, siis tal on ikkagi A4 peale printitud, et lendan sinna, QR-kood, aga piksutab läbi, on ju. Tal on see kõik kodus ära tehtud. Aga ta oskad protsentuaalselt öelda ka, kui suur osa Tallinna lennujaama reisijatest siis teevad online ja kui palju letis? Enamus teeb online. Enamus on ikka online tehtud ja neid kioskeid kasutatakse tõesti väga-väga vähe. Ja tegelikult ja kui sa letis teed, siis paljud jaoks muidugi tuleb see ebameeldiva üllatusena, et mitmed lennufirmad tegelikult leti check-in'i eest küsivad ka lisatasu. See on jah, eriti odavlennufirmadega, et seal tuleb silmas pidada seda, et see on lisateenus. Kui see võtab aega, siis sinna tuleb panna lisaressurssi ja odavlennufirmad on mihklid iga liigutusest raha küsima. Ja, absoluutselt jah. Uurisin järgi ka, et Tallinnas on nendeks mitte ainult odavlennufirmad, vaid Air Baltic, Sun Express, Ryanair, Wizzair ja Eurowings, kes siis küll vist mitte kõikide piletitüüpide, aga odavamate piletitüüpide korral siis küsivad check-inis lisatasu. Ja, aga see on jällegi, et selle see küll ei ole vist väga suur summa, aga ikkagi. Ei, ta ikka on. Selles mõttes, et ma nüüd ei mäleta, mis see peast oli. Ikka on, ta on ikka arvestab summa. Check-in tuleb enne ära teha. Igal juhul on mugavam. Igal juhul on mugavam enne ära teha ja siis on sellega rahulik. Mõni võib-olla mõtleb, et mul on ära antav pagas, et mis ma sellest check-inist ära teen, et ma võib-olla ei tulegi selle peale, et nad saavad nagu... Aga see vist ei kehti, eks ju, nendele charterlendudele, et seal tuleb ikkagi teha... Ära sa ütle. Mina eelmine aasta lendasin Hestoniga esimest korda. Heston on meil chartervedaja ja neil on suurepärane online check-in. Seal oli võimalik teha check-in ära, siis sealt oli võimalik toit tellida endale lennukisse ette, ehk siis ka charterfirmad lähevad tegelikult sinna poole. Aga kui sa tahad pagasi ära anda, siis sa pagasid, ikkagi... neil oli drop-offi võimalus. Meil on Heston drop-offis täitsa olemas, et ma jalutasin lennu ja ma tegin drop-offi. Ja... No, see on väga mugav. Väga mugav on. Me ikkagi liigume sinna, et ka charterid tuleks järgult sinna ise teenindusse, mis tähendakski seda, et need pikad charteri järjekorrad, et inimesed kohvriga seisavad pool tundi, 3 tundi, et need saaks ka kõik ära lahendatud. Ja sa annakski inimestele näiteks selle valiku, et mõnikord charterite peale tuleks ju kaugemalt, mitte Tallinnast, ja siis inimesed tulevad väikse varuga. Nad saavad 3 tundi varem kohal. Ja kui sul on automaatne backdrop, siis sa saad ka oma kohvri 3 tundi varem ära anda. Ja juba sinna sisse minna, ma ei tea, süüa juua ja vajadusel pingi peal tukkuda öösel, on ju. Et sa ei ole seal terminali avatud alal. Nii et jah, sinna me liigume. Aga siis järgmine põhiline või üks olulisi teemasid, kui nüüd check-inist edasi minna, on siis pagas. Et mida siis sinna panna võib? Et suhteliselt hiljutine selle aasta vist algusega tuli uus reegel, et tänapäeval juba väga paljudes pagasites on sellised asjad nagu akupangad või e-sigaretid. Ja et neid siis muidugi kohe kindlasti mitte ei tohi ära antavasse pagasisse panna, aga muutus ka see, et kuidas sa seda oma käsipagasis võid pakkida. Ma arvan, et kõik lihtsam inimestel võib-olla ongi meelde jätta, et kui seal seadmel on ikkagi aku sees, siis tuleb ta esiteks käsipagasisse võtta. Kas ta on sul iPad, ta on sul telefon, laptop, mis iganes, e-sigaret, akupank, massaažipüstol, neid variante on hästi palju, mis asju võib kaasa võtta. Et kõik võtta käsipagasisse kaasa ja need, mis ikkagi poes müüakse reeglina, on sellised tavalised standardsed asjad, et neid kõiki võib käsipagasis kaasa ka võtta. Et kus läheb nagu keeruliseks, on näiteks meil aeg-ajalt lähevad ka läbi mingid remondimehed, kes lähevad kuskil teistesse riikidesse tegema mingit tööd ja siis neil on kaasas need tööstuslikud mingid akud, on ju, siis nende puhul tuleb vaadata, et kas tohib või ei tohi, on ju. Aga tavaakud on kõik lubatud. Akupankadelgi tegelikult mõnel on võimsamad kui see, mis piir oli 160 on, mis on vist keelatud, 160 vatt-tundi. Pigem neid numbreid on ka see, et inimestel nagu nii meelde jää, mis me praegu räägime siin, et keegi paneb kirja. Minge vaadake, täna on AI, küsige AI käest või minge vaadake internetist, et te saate nende vahemikud teada. Aga akupangad on kindlasti üks teema ja teine teema on vedelikud, on ju. Et akupank on üks asi ja vedelikega... Mis nende vedelikega siis ikkagi on? Ma just vaatasin järgi, mul oli meeles, et vahepeal oli mingisugune leebev, see oli 2024, kui oli mõned kuud, ei olnud seda 100 milli piirangut ja võis suuremaid pudeleid käsipagasisse kaasa võtta. Ja siis see läks jälle maha. Ja see oli selline väga ebaõnnestunud olukord, et see väga kahetsusväärne olukord, kus tootjad olid väga palju näinud uue tootega vaeva. Uus tööde tegelikult töötas ja siis regulaatorid mingid otsustasid, et ta ikkagi selline toode ei ole piisavalt turvaline. See oli nagu regulaatorite tagantjärgi otsus. Et kuigi arendusega oli tegeletud aastaid ja kõik oli nagu ära standardiseeritud
ja nüüd siis see protsess läks otsast peale, ehk siis tootjad jälle hakkasid regulaatoritega läbi rääkima, et millal võib siis uuesti nagu suuremaid anumeid kaasa võtta. 100 milliliitrit on jah praegu. Aga lootust on, et millalgi jälle läheb leebemaks või pigem? Ma ütleks isegi teistpidi, et kuulajatele, et pigem jääge tänasel hetkel selle 100 milliliitrise juures, seal on teine pool ka. Et üks pool on see, et isegi Tallinnas meil täna masinad võimaldavad ka 2-liitriseid. Ma arvan, et ühel päeval me läheme uuesti 2-liitriste peale, aga väga palju Euroopa lennujaamadel ja maailma lennujaamadel ei ole neid seadmeid, mis võimaldavad vedeliku kontrolli. Jah, et kui tagasi tuled siis. Ehk siis sa siit võtad kaasa oma šampooni pudeli on ju, ja siis Tallinnas sa võid sellega lennukile minna, tagasi tulles sa viskad ikka prügikasti. Ma just mõtlen seda, et käsipagas on niigi väike sul, et kui sa paned sinna veel mingid 2-liitrised pudelid, siis muud ei mahugi. Mulle pigem need väiksed tegelikult isegi väga meeldivad, et esiteks ongi kergem, lihtsam on ju. Ja nüüd ei ole ju tegelikult seda 1 liitri piirangut, eks ju, et varem oli see, et 100 milliliitristes pudelites ja maksimum 1 liiter, et seda enam ei ole. Ja kindlasti on mingid inimesed väga õnnelikud, sest sa võid võtta eraldi šampooni, balsami, kreemi, päiksekreemi, päiksejärgse kreemi, parfüümi, me saame 10 täis varsti. Ehk siis seda liitripiirangut ei ole, neid võib võtta nii palju, kui sa soovid, lihtsalt see kogus peab väike olema. See ei ole küsimus. Aga pigem ma arvan, lähemad aasta aega ikkagi jääge selle 100 milliliitri juurde, et siis on kindel. Ja ma ütleks, et viimasel ajal ka väga oma tutvusringkonnas ja ka jälginud siin mingeid Facebooki reisigruppe, kus on väga pidev teema viimasel ajal on siis käsipagasi mõõdud ja selle siis mõõtude kontrollimine lennufirmade poolt, et tundub nagu justkui, et on see nagu karmimaks läinud, et kas see on nii ja miks? Et inimesed kuritarvitavad seda käsipagasi lubatud määra. Inimesed kuritarvitavad tegelikult seda päris aktiivselt. Üks asi on, testitakse piire, aga teine asi on see, et ise ka näed vahepeal, et tullakse ikkagi sellise kohvriga, mida ei peaks salongi kaasa võtma. On ju. Või nii mitu pagasit. Või on mitu kohvrit on ju. Ja ega see kõik on tehtud ka selle mõttega, et esiteks see pagas peab kuidagi lennukas sisse ära mahtuma sinna ülesse. Ja kui need on ikkagi rasked, siis tuleb need alla sisse tšekkida, et see on nagu mõistlik. Nii et pigem on see, et need pagasireeglid lugeda täpselt läbi ja ma just läksin Air Balticu talvel. Ja neil on see, et 8 kilo on see, et sul see väike seljakott ja kohvri pealt kokku olema 8 kilo. Kaalusingi kodus ära. Konkreetselt, et mis mul siis 2 asja kokku on, võtsin mingid väiksemad kohvrid ja keskmised seljakotid, et ongi kokku 8 kilo ja ei olnud mingit probleemi. Ma ei viitsin tegeleda selle koha peale. Minu kohvrit on kaalutud küll tagasiteel, kui oli juba reisilt 1,2 kaasa ostetud ja pidin juurde maksma, sest mul kaalus 10 või isegi rohkem 11 kilo vist. Et nad ikka päris usinalt kaaluvad ja osad kaaluvad, osad mõõdavad isegi sul seda suurust, eks ju, et sul... Selle suuruse mõõtmisega Tallinnas küll on see, et me teeme seda lennufirmade nimel, ehk siis need ei ole meie mõõdud. Lennujaamal endal ei ole mingid mõõte ega standardid, et see kõik tuleb lennufirmadelt. Ja kui on silmaga ikkagi näha, et on väga palju suurem, siis ta läheb sinna raami sisse. Aga kui on see, et suurus on õige, aga siis kas ta on natuke paksem või ma ei tea, mingi teise kujuga, mõned on ümaramad, mõned on kandilisemad, on ju. Siis tavaliselt ei hakata neid kõike sinna raami panema, et ta peab olema silmaga näha, et ta ei ole selles mõõdus, et siis seda kohvrit hakatakse kontrollima. Aga see teema just, et kui kõikidel lennufirmadel on erinevad, võrdlemisi erinevad need küll kaalu ja ka mõõdupiirangud, et kas võiks oodata ka millalgi, et need kuidagi ühtlustuvad vähemalt Euroopa Liidus? See oleks väga mõistlik ja Euroopa Liit sellega tegeleb ka, et seda käsipagasi mõõtu just ühtlustada, sest ma olen sellega nõus tõesti, et Ryanairil peab see kohver olema õhukene, on ju. Air Balticul ta võib olla laiem, et see tähendab nagu seda, et kui sa lähed eri lennufirmaga, sul peaks iga lennufirma jaoks mingi erinev kohver olema, et see täiesti rumal mõte. See oleks väga mõistlik, kui see mõõt oleks nagu enam paigas, et Euroopas mõõdud on sellised ja siis kõik tahaksid arvestada. Et ma väga loodan, et see sinnapool läheb ka kunagi. Jah, ja tänapäeval on tegelikult ka juba päris tavapärane see, et kõige soodsamad lennupiletid, mida lennufirmad müüvad, sisaldavad üldse ju sul põhimõtteliselt käekotti või võib-olla väiksemad seljakotti. Ja see on jätkuvalt lennufirmati väga erinev, sest Baltikul sa ikkagi saad kohvri kaasa võtta. Finnairil on kõige soodsamad, ma tean, on käekoti omad, ka Vitseer. Odav lennufirmad nagunii, need on see seljakoti teema. Müüakse juba neid special mingid seljakotte, mis mahuvad sinna mõõtudesse ja kuhu mahub hästi palju sisse. Ja ma käisin eelmine kevad, käisin
abikaasaga Stockholmis pikal nädalavahetusel ja läksimegi Ryanairiga ilma pagasita lihtsalt seljakottidega. Otsusime, et lähme proovime ja tegime täiesti tavalise check-in'i, et me istume veel erilennuki otsades ka. Kuna see lend on 45 minutit, siis saime hakkama, vaatamata suurele armastusele saime hakkama 45 minutit ja see seljakotist piisaks ka täitsa 8-9 või mis me olime seal 3 päeva. Ehk siis, kui sa lähedki niimoodi suhteliselt soojal ajal ja seljakotil ei olegi rohkem vaja, inimesed kipuvadki üle mõtlema ja kipuvad liiga palju kaasa pakkima. Ta on erinev ja aga kontroll on karmistunud. Kontroll on natuke karmistunud ja tuleks kindlasti jälgida. Tuleb arvestada, tasuks jälgida, jah. Ja need lisatasud, mida sul seal siis pärast küsitakse boardingul on päris krõbedad, olen ise maksnud ja tean öelda, nii et ei maksa nagu sellega mängida. Ma arvan, kõige suurem teema, miks mina ka nagu ette nagu mõtlen selle peale on see, et ma ei taha lasta nagu lennujaamas mingil ebameeldival intsidendil oma tuju ära rikkuda. Eriti veel enne reisi on ju. Et see on nagu kõige olulisem, et sa saaksid nagu mõnusa tujuga lennukile minna ja mingi kohvri suurus või selline asi, et sa ei peaks sinu tuju rikkuma. Et pigem teha see kodutöö natukene ära ja siis on rahulik. Põgusalt käis läbi ka siis möödunud aasta sügisest alguse saanud siis entry-exit süsteem, mis siis kõik siis lennud väljapoole EL-i siis nende puhul kehtib, et kui kaua Tallinna lennujaamas juba olnud on ja kuidas töötab? Sest kuuldavasti väga paljudes Euroopa riikides veel väga hästi ei tööta ja nüüd ju 10. aprillist tegelikult esialgselt pidi igal pool juba töös olema, aga seda pikendati, eks? Jaa, Eestist läks käima juba 12. oktoober. Eesti oli üks esimesi riike siis koos veel mõne riigiga, kes selle kasutus. Me olime valmis juba varem, aga mis nagu Eesti puhul selle ikkagi lihtsaks tegi on see, et me rääkisime siin Türgist ja me rääkisime siin Ühendkuningriigist ja mõned riigid on veel, mis non-Schengenisse tulevad. Küpros on vist non-Schengen, Dublin, Iirimaa on non-Schengen. Aga kokkuvõttes meil on ikkagi non-Schengeni liiklust on vähe. Ja tänasel hetkel, mis seda eriti mõjutab, on see, et Ukrainat ei ole üldse. Sest Ukraina oli meil ka väga suur non-Schengeni maht ikkagi, mida oleks tulnud kontrollida täiendavalt. Ehk siis see maht ei ole meil suur, ta on nagu tehtav, mis meile keeruliseks tegi selle see, et mitte Euroopa kodanike andmed hõivatakse siis esimesel reisil Euroopasse. Ja kuna meie läksime esimesena üle, siis kõik need britid, kes UK-st tulid, siis nagu meie olime siis need, kes nende andmeid hakkasid hõivama. Sest et nad ei olnud enne kuskil käinud, kus ES-i hõivatakse. Ehk siis me pidime tegema nii-öelda seda Euroopa musta tööd. Ehk siis, et kõik tulid esimest korda Schengenisse oma dokumentidega. Ja loomulikult oli see PPA-le päris väljakutse, nad said sellega väga hästi hakkama. Inimesed peavad arvestama sellega, et seal tekivad järjekorrad, kui on korralik pass, sest biomeetriline pass on ju, siis kõik eestlased saavad läbi automaatväravata minna, mis oluliselt kiirendab. Välja arvatud siis alaealised, eks? Oluliselt kiirendab protsessi, välja arvatud perekonnad, sest lastel on lihtsalt see, et sul see pilt, mis sul passis on, kui ta on juba 3-4 aastat vana on ja siis see laps on jumala teise näoga. Ehk siis see biomeetria lihtsalt see süsteem ei loe välja seda. Hästi praktiline põhjus ja siis lastega peredele, aga Euroopa kodanikel on eraldi järjekord, ehk siis jällegi, et see läheb kiiremini. Mul enda pere just tuli Londonist, tuli sealt läbi, läks, ma ei tea, mingi 15 minutit. Et ei olnud häda midagi. Ja kokkuvõttes ta toimib, ma arvan, see on Euroopa osas mõistlik, aga suurtel lennujaamadel, kui me räägime, ma ei tea, Amsterdamist või Frankfurdist, et kui sul tuleb korraga sisse nagu 20 lendu ja sul iga lennu peal on 300 inimest, ma ei tea, kes on vaja ütelda, need inimesed on tuhandeid, kes on vaja siis läbi protsessida, läbi süsteemi ja loomulikult nad on mures, kuidas nad sellega hakkama saavad. See süsteem ise ka vist ei ole kõige kiirem peale, ma saan aru. Nii et sellega tuleb arvestada, aga samamoodi tuleb arvestada, et kui me siit lendame Ühendkuningriiki, siis me peame ju ka nüüd tegema elektroonilise viisa. Samamoodi ise ennast seal autoriseerima, et see kuidagi käib Euroopast välja mineku juurde. Me oleme siin Euroopas lihtsalt mugavaks läinud. Me oleme harjunud sellega, et igale poole saab niimoodi, et isegi passi ei pea näitama lennukile minnes. Piiksutad oma pileti ära ja lähed lennukile kogu lugu. Aga kuidas tulevik, mis sa arvad, ei ole enam üldse inimkontrolli? On. Eks automaatikat nii palju kui võimalik tuleb kasutada. Aga piiridel on ikkagi see, et sul on seal eri juhte ja neid, et sul on alati vaja seda kontrolli. Aga Euroopa, ta teeb ka järjest lepinguid, et ta nii-öelda paneb oma süsteemidesse järjest rohkem teisi riike, et need saaksid läbi minna siis automaatkontrollist. Et ma arvan, see on see tulevik, et ka teiste passide omanikud, ma ei tea, Kanadad või kes iganes tulevad, et nad saavad ka läbi automaatkontrolli. Ja see kiirendab kindlasti protsessi. No selge, kui siis nüüd julgestuskontrollist oleme läbi, siis avaneb meile imetore Tallinna lennujaam ja selle üldala, mis seal toredat ja põnevat uut?
ma tänasel hetkel ei ole midagi uut. Ei olegi midagi uut. Tänasel hetkel meil on selles mõttes kõik nagu toimib seal sees ja see ala ongi nagu ümberehituse ootuses. Sest kui me hakkame ehitama, siis see sisemine ala ka muutub. Ja noh, kõigepealt tuleb reisijate ees muidugi vabandust paluda, sest kui me 2 aastat seal ehitame, siis kõik on keeruline. Seal on ajutised koridorid, seal on ehitusmüra, seal kuskil võib-olla tuul tõmbab natukene. Ehk siis noh, need asjad kõik on ehituse ajal ja siis peale seda saab ta täiesti uue ilme. Praegusel hetkel ma ütleks, meil kohvikud, poed toimetavad kenasti, lounge'il läheb väga hästi, lounge'il on järjest rohkem külalisi. Ehk siis business lounge töötab meil väga-väga kenasti. Jah, oleme ka ise oma tiimiga selle järgi proovinud väga, ma küll ei oska võrrelda tegelikult selle lounge'iga, mis ta enne praegust uuendust oli, aga tundus kõik väga nagu uhke ja palju võimalusi. No, mina olen Tallinna lounge'i vist külastanud niimoodi viimase 20 aasta jooksul on ju. Ja no see, mis meil täna on, see on väga top. Kas seal on see erinevus ka, eks, et ennem ta oli äriklassi lounge ja nüüd ta enam või eksin? Ei, see on lihtsalt nimetus. See on see, et kuidas me teda kutsume. Ei olnud niimoodi, et enne võisid ainult äriklassi piletiga sinna saada ja täna see enam ei ole teema. Jaa, see kliendigrupp on nagu pidevalt laienenud. Sul on ka ju need priority passid, mis läbi pankade tulevad, on ju, siis on lennufirmadel oma need lojaalsusprogrammid, on ju, sa saad osta sinna sissepääsu lihtsalt. Mis ei ole üldse kallis, ütlen kuulajatele, et arvestades selle väärtuse, mis sa selle eest saad. Jah, täpselt, ehk siis ta on selles mõttes nagu suhteliselt laia kasutusega ja me täna sellel planeerime tema järgmist laiendamist. Ehk siis tundub, et inimestele see toode nagu väga meeldib, et tahetakse oodata sellises mõnusas keskkonnast. Kas võib nagu oodata ka mõnda lounge number 2? Kui me lounge number 2 teeme, siis me pigem, jah, siis me peame selle toote erinevuse kuidagi tegema, et siis on meil mingi nii-öelda odav lounge ja kallim lounge. No tavaliselt lennujaamades ongi see nii-öelda. Selles lounge'is on need eriti vipid ja siis siin on natuke vähem vipid. Me oleme natuke väike lennujaam selleks, et me arutame seda, et kas võiks teha 2 lounge'i või me jääme ühe juurde, et võib-olla seda ühte on ikkagi mõistlikum pidada. Selles mõttes nagu Istanbuli lennujaam, mis on meeletult suur. Ma just tahtsin selle näiteks tuua. Istanbulil on see Istanbuli lennujaama lounge on ju, mis on mega suur lounge on ju, aga noh, ta võtab vastu nagu kõik lennufirmad, priority passid, kõik tulevad siin ühte lounge'i ja kõigi see teenindamine on korraldatud nagu ühetaoliselt. Et see on nagu hästi, hästi lihtne süsteem, et mulle pigem see meeldib rohkem, ikka lähenemine. Jah, ja kui väga vipp oled või tahad olla, siis selle jaoks on Tallinna lennujaamas selline tore koht nagu vipp ala siis või? Jaa, vipp on meil, selles mõttes vipp on meil rebränditud juba. Et vipp on meil pigem nagu niuke business flight center. Et see vipid on, tänapäeval on väga raske nagu, et kes siis üldse nagu vipp on või miks ta vipp on või see on natukene minu arust nagu ajalukku jäänud termin on see vipp. Et ta on ärilennukeskus ja ega sealt võivad ka kõik läbi minna. Kes tunnevad, et nad tahavad veel suuremat privaatsust, ostavad sinna sissepääsu, ostavad selle teeninduse ja sa võid minna ka regulaarlennule. Sa võid minna Air Balticu lennule, Lufthansa lennule. Ryanairi lennule pistad. Sa võid minna ka Ryanairi lennule läbi selle nii-öelda äriteenuse. Me oleme seda profiili laiendanud ja... Mis seal siis nüüd on? Sa võid sinna tulla oma autoga parkida seda nädala aega? Seal tasuta. Siis, mitte tasuta, eks lõppkokkuvõttes sa ikkagi maksad selle eest, aga siis on sul eraldi check-in, siis sul on eraldi julgestuskontroll. No see on ikka täiesti privaatne teenus. Täiesti privaatne teenus, et kui sa lähed regulaarlennu peale, siis sa ülejäänud reisijatega puutudki kokku lennukis. Seal on ilusti tehakse sulle transferiga kuni lennukini. Saad valida, kas tahad minna mikrobussiga või tahad minna Porschega. Ehk siis, huvitav, kui ma valisin. millist teenust soovid. Eelkõige muidugi kasutavad seda nii-öelda private jetide või eralennukite kliendid, kes ongi täitsa nii-öelda paralleelmaailm, kes nagu selle tavalise reisilennundusega kokku ei puutugi. Nemad liiguvad oma rada pidi. Okei, räägime siis natukene võib-olla enne me siin saadet põgusalt mainisime ka, et räägime ikka natukene mitte nii positiivsetest ja toredatest teemadest ka, et siis see samunegi paar korda juba läbi käinud lennukikütuse kriis, et kas see hakkab mõjutama või on see juba mõjutanud ka liiklust Tallinna lennujaamas? Jah, et saate lõppu, et kui saate algus oli kõik oli positiivne, saate lõppu paneme. Ei, mul on veel plaanis veel nagu päris lõpp veel nagu positiivselt lõpetada. Keerame saba üles ikka, et ei ole niimoodi, et paneme see lõppu mingi sellise kirsi, et nüüd on kõik halvasti tegelikult. Tänasel hetkel lennukikütuse saadavus ei olegi nii suur probleem. Probleem on lennukikütuse hind. Ja selle Hormuzi väina kriisiga lihtsalt lennukikütuse hind maailmas on tõusnud üle 2 korra. Ja see lennukikütuse
kulukomponendiga on väga suur osa lennufirmade kuludest. Nii et see on tänasel hetkel see probleem ja tänu sellele siis tegeletaksegi liinivõrgu optimeerimisega. Mida see tähendab, see liinivõrgu optimeerimine? See tähendab nagu seda, et kui SAS meil vahepeal lendas Stockholmi 4 korda päevas, siis ta nüüd lendab mingitel päevadel 3 korda, mingitel päevadel ta lendab 2 korda. Aga kui ta lendab 2 korda, siis ta lendab suuremate lennukitega. Ehk siis nad optimeerivad seda graafikut, vaatavad, kus on kõige suurem nõudlus ja siis sinna nii-öelda broneerivad kõige rohkem reisijaid. Ja puhtalt sellepärast kütust kokku hoida. Nad tehakse niisuguse liigutusi. Ja Lufthansa samamoodi hõrendas enda lennugraafikut. Nüüd Lufthansa puhul jällegi, ma ei tea, kui keegi kuuleb, siis rääkige sõpradele ka. Lufthansa restruktureerib ennast juba 2 aastat. Ja lihtsalt see kriis täna kiirendab nende restruktureerimisplaani. Lufthansa probleem on see, et tal on 740 lennukit Lufthansa grupil. Ta koosneb kas 6 või 7 tütarfirmast ja ta on lihtsalt liiga heavy. Ta on nagu liiga raske struktuur, ta pidi ennast selle agiilses maailmas ellujäämiseks, ta pidi ennast õhemaks saama. Ja nagu meie Maurile meeldib öelda, et mitte Lufthansa, vaid Luftwaffe. No täpselt selline nagu vana saksa raud, nagu Rheinmetall, kõlab täpselt niimoodi, et see on Lufthansa. Ehk siis nad peavad ennast õhemaks saama, et konkureerida. Ja lihtsalt kõik need muutused, mis toimuvad, need on see, et nad lihtsalt oma strateegia muutusi kiirendavad. Ja ma arvan, et teised lennufirmad samamoodi, et väga kriitiliselt vaadatakse üle nagu kõik plaanid. Nüüd, mis puudutab graafikuid, siis mida me näiteks näeme? Et maikuus on pileteid võetud müügist välja umbes 5%. Jällegi 95% on alles. Ja Eesti puhul see tähendas nagu seda, et kui meil turg oli enne 17% kasvus, siis nüüd see turg on 12% kasvus. Ehk siis me räägime jätkuvalt kahekohalisest numbrist kasvust. Jätkuvalt kasvust. Ja me ei räägi sellest, et turg on 5% miinuses. Me räägime, et on 12% kasvus. Ehk siis siin tuleb ka seda baasi alati nagu silmas pidada, et mis siis nagu välja võetakse. Aga see optimeerimine toimub ja mis ma nagu inimestele soovitan on see, et esimene asi on see, et kindlustused kindlasti, et ärge mingi reisile ilma kindlustuseta tänapäeval. Maailm on väga keeruline ikkagi. Ja tehke kindlustus kohe, kui ostate lennupiletid. Täpselt on, tehke kindlustus ära, et see on üks, mis annab meile rahu. Ja teine asi on see, et planeerige natuke reservaega. Et ärge planeerige niimoodi, et ma lendan kella 5, ma ei tea, Londonisse ja siis mul kell 8 on juba kontsert on ju. Okei, Londonisse vist isegi ei teki probleeme, ma ei tea, ma mõin mingi teise koha võtma. Aga ühesõnaga, et jätke endale õhku vahele, et kas te lähete hommikuse lennukiga või te lähete eelmine õhtu on ju. Sest kõige raskem on vist ärireisijatel sellist õhku vahele jätta. Ei ole tegelikult. Ei ole. No meil on samamoodi, et kui sa messile lähed, sul on variant, et palju teile lubata, mis ei lähe eelmine õhtu? Lähed sama päeva hommikul ja lähed otse koosolekule ja siis tuled otse koosolekult tagasi. Ei, aga koosolekuid võib tänapäeval ka Teamsis teha. Et mina igasugused ühepäevased koosolekud lõpetasin ära juba aastaid tagasi. COVID oli selles mõttes ikkagi suurepärane, sest COVID tõi ka meie Euroopa partneritele need Teamsi kõned. Sest ma mäletan, kui meil Lufthansaga esimene Teamsi kõne oli, daamid sealpool olid väga elevil, et nii tore süsteem ja me ei peagi mingisugune Cybexi süsteemi sisse logima, et kohe niimoodi saabki ühendust, täitsa popp on ju. Ehk siis on toimunud mingi mõttemuutus, et tunniajase koosoleku pärast ei lenda keegi lennukiga. Ei ole keskkonnasõbralik, ei ole mõistlik. Aga kui te juba lähete kuskile ja see on oluline kohtumine või see on teil oluline üritus, on ju, mingi eelmine päev kohale. Kui ta on oluline, siis küllap te saate hakkama ka selle ühe hotelli. Mingid sellised asju võiks nagu arvestada, et ja siis on stressi palju vähem. Teine negatiivne, võib-olla natuke negatiivse maikuga teema on siis Air Baltic. Lugesin, et lennufirma Läti peaminister arvas, et Eesti ja Läti võiksid ka Air Balticusse investeerida ja et kuna ikkagi ju päris suure osa lendudest nemad opereerivad, et mis sina sellest arvad? Kus on Air Balticu probleemid algasid, et nad ei alganud ju täna on ju. Et Air Balticu probleemid tegelikult algasid COVIDiga. Et nad on suhteliselt väike firma, neil ei ole puhvreid ja neil ikkagi raha põles ikkagi väga suure leegiga. Ja ega nendest probleemidest ei ole siiamaani välja tulnud ja tänasel hetkel on siis nüüd jälle järgmine koht, kus nad vajavad abi ja vajavad uut investeeringusüsti. Hiljuti just said, aga selleks ilmselt kauaks ei jätku. See oli eelmine nädal, mis neile anti nagu selleks suveks ja tänasel hetkel lendavad hästi, lendavad, ütleme, täpselt graafikus. Ühesõnaga nendega praegu on kõik okei. Aga neil seda uut äriplaani on igal juhul vaja.
see on nagu selge. Mul on väga raske nagu öelda, et kuidas nende tänast võlga peaks ümber struktureerima või kuidas need uued osanikud võiks olla, et noh, see läheb juba hästi peeneks ära, et nad võtsid ise ka konsultant tööle selleks, neil tulevad nüüd finantskonsultandid, kes aitavad neil kõike seda kokku panna, mis nendest edasi saab. Aga miks Air Baltic meil oluline on see, et ta on ainuke lennufirma ikkagi, kelle strateegiline turg on Baltikum. Noh, kõik teised on nii-öelda visiitabielu või niisugused külalised meil siin. Noh, lendame siis, kui tore on ja siis, kui enam piisavalt tore ei ole, siis ei lenda. Aga Baltic on koha peal. Nii et Baltic on kindlasti oluline tegija ja ta on täna raskes olukorras. Nii et ega me ise ka väga ootame, et mis nende äriplaanis siis saab. Aga ohtu ei ole, et kui Eesti ja Läti ei soovi panustada, et siis mingit liine hakatakse lõpetama, maha võtma? Nii palju, kui mina tean, siis Tallinna liinid, me oleme alati nendega rääkinud ka seda, et Tallinna liinid suuresti on kasumlikud. Et nad ei lendaks neid, kui tundub küll, sest iga kord, kui me Air Balticuga lendan, siis nad ei lendaks Tallinnast, kui nad raha ei teeniks. Ja neil on seda mastaapi vaja, sest et mida väiksem see firma on, lennundus on mahuäri. Ja sul on püsikulud on nii kõrged, et sul on vaja rohkem lennukeid kuskilt lendama panna. Nii et ma arvan, et kui Tallinnast midagi muudetakse, siis on see seotud ikkagi pigem tasuvusega, mitte sellega, kes on omanik või ei ole omanik. Kas Wizz Air tuleb veel laiemalt siia turule või sa ei taha veel praegu öelda, on ju? Ma tegin kavala näo pähe vist selle. Meil on nendega jutud ja tuleviku osas ka. Ja, et see aasta nad lendavad 9 liini, kasvavad kõvasti. Jällegi see sama suur osa Poolat, millest me enne rääkisime, et kõik need liinid ei pruugi ka pikaajaliselt kasumlikud olla. Et Gdanskis käi ruttu ära, sest ega ma ei tea, kas järgmine aasta Gdanskit on või ei ole. Praegu teda on, kõik, kes kuulevad, käige see aasta ära Gdanskis. Ma arvan, see on nagu hea soovitus. Odavlennufirmad väga agressiivselt nagu otsivad kohti ja proovivad liinidega. Mingid liinid jäävad tööle, Ryanair samamoodi ikkagi otsib ja proovib kogu aeg. Aga Ryanairi puhul on see, et kuna nad on börsifirma ja nende eesmärk on aktsiahind, siis nad teenivad oma raha Lääne-Euroopas. See on see, ja meie turg on nende jaoks ikkagi väga väike turg, et kui nad siin palju raha teeniks, siis nad lendaks siin palju rohkem. Pigem ongi see, et nad ei teeni siin väga palju raha. Aga on siis ikkagi realistlik oodata veel uusi sihtkohti? Sa enne mainisid, et 19 või 2026 või oota, mis see arv oli? Sellel aastal selles mõttes, et suvegraafik on lukus. Suvegraafik on lukus. Need, mis nüüd on aga järgmine talveks võivad tulla mõned muudatused, aga järgmine suvi kindlasti. Järgmine suvi kindlasti mingeid väikseid hinte on oodata. Võt see, et kui me räägime seda läbi alles, siis ma nagu enne ütlesin, et mis turud meil sihikul on. Vahemere äärt vaatame kindlasti. Ja meil on terve list sihtkohti, millega me tegeleme. Kui me sealt niimoodi, ma ei tea, 3 tükki kätte saame, me oleme väga õnnelikud. Sest Tallinna puhul on ka see muidugi, et mida rohkem sul on sihtkohti, seda raskem on leida neid uusi võimalusi. Suured turud on kõik kaetud juba, suured sihtkohad on kaetud. Kuidagi raske isegi seisukohta võtta juba tänapäeval, et kas see Eesti inimene ikkagi pigem otsib seda vana, head ja turvalist sihtkohta, kus ta kogu aeg on käinud, või ta ikkagi nagu ootab kogu aeg midagi uut ja tahaks ikka kuskile uude kohta minna ja lennata. Et tundub, et see Türgi ja Egiptus nagu ikka veel nagu töötab nagu raud. Nad töötavad teatud sihtgrupile ja jäävadki tööle, ma arvan. Sest tal on just see paketturism ja meil on ju Antaaliat nüüd ka regulaarlendudega. Sun Express lendab regulaari, Pegasus lendab siin shoulder seasonitel, sügisel kevadel lendab regulaari. Ma arvan, et üks huvitav trend, mina olen natuke vanem ja mina nagu mäletan seda, et kui need piirid avanesid, siis kõik tahtsid minna läände ja lõunasse. Saksamaa, Prantsusmaa. Aga tänapäeva noortel ei ole enam seda. Ehk siis need viimased sihtkohad, mis on lennuplaani lisandunud, Krakow, Budapest, Praha, need on neile huvitavad ja neil ei ole vahet, kas ta läheb Pariisi või Prahasse. Praha on isegi lahedam võib-olla. Absoluutselt. Ja Bukarest on näiteks üks koht, kuhu meil ei ole lende, aga Rumeenia on väga suur turg. Et me Rumeeniat vaatame ka sellise huvitava pilguga ja Bukarest oleks väga hea sihtkoht. Ja Hispaanias, kuhu eestlased on hakanud ka endale suvekodusid ostma peale Malaga on nüüd Alicante. Et Alicantet tahetakse väga. Madrid võiks ka tegelikult päris põnev olla. Madrid on väga lahe, Madrid töötaks mõlemad pidi. Ehk siis, et kui mul valida oleks, kas ma läks Barcelonasse või Madridi, ma tahaks Madridi minna, see Barcelona tundub minu jaoks juba nagu over-turistik. Ma läks Valenciasse, aga okei. Kas see oli ka nimekirjas või? Ei, minu nimekirjas mitte. Mulle meeldib merelised kohad, mul on nagu meri ja mägi ikka. Aga Madridist on see, et kuna Madridis suvel on väga-väga kuum, siis Hispaania turistide arv Eestisse ka kasvab ja me näeme isegi, et suviti nüüd meil tulevad charteritega hispaanlased Eestisse.
päriselt, hakkabki pihta see, kuidas seda nimetati? Kliimapagulus teistpidi, jah, kliimapagulus teistpidi. Ehk siis Madridist on meil charterid suvel Eestisse. Ehk siis Madrid juba tuleb kaardile, aga jah, mitte nii suured, kui me tahame. Kui palju reisijaid prognoosite 2026. aastaks, et 2025 oli ligi 3,5 miljonit aastas. Ikka rohkem on ju? See on nüüd selline küsimus, et kui keegi mulle ütleks täna, mis sellest Iraani sõjast saab, kui keegi mulle ütleks täna, mida see kütuse hind teeb, kui keegi mulle ütleks täna, et mis see lennufirmade strateegia, näiteks, et palju Lufthansa veel streigib sellel aastal. Et kui keegi mulle kõik need asjad ette ütleks, siis ma võiks nagu selle reisijate numbri ka välja öelda, mis ta tuleb, on ju. Aga enne sõda ja streikidel kindlasti oli mingi prognoos selleks aastaks olemas. Meil oli ikka kasvuprognoos, et 3,6-3,7 miljonit, meil oli plaan täitsa kasvada, aga see turu olukord on lihtsalt niivõrd keeruline tänasel hetkel. Ma arvan, et inimestel on kindel öelda seda, et kõik, kes tahavad lennata, saavad lennata. Lennud toimuvad, kui te olete pileti ostnud, siis väga suure tõenäosusega selle lennu saab rahulikult ära teha ja reisida tasub, et sellega nagu probleemi ei ole, aga see maailm kindlasti mõjutab seda, et mingid detailide osas. No jääme siis lootma, et ikkagi kõik liigub paremuse poole ja lendamine ära päris ei kao. Ma ikkagi lõppu ütleks seda, globaliseerumist me purki tagasi ei pane, see millega ma alustasin, globaliseerumist me purki tagasi ei pane ja 20 aasta pärast on lennukeid 2 korda rohkem. Ehk siis kindlasti lennatakse järjest rohkem. Et lennatakse kindlasti järjest rohkem. Aga aitäh sulle, Eero, et sa siis meil täna külas käisid ja jagasid nii palju põnevat infot nii lendamise kui Tallinna lennujaama kohta ja ma loodan, et siis paljud said siit kasulikku teadmist ja järgmine kogemus lennujaamas on juba selline mugavam ja kiirem tänu nendele teadmistele. Aitäh kuulamast ja kohtume juba järgmises saates. Reisilainele Estra Veliga.